Aitäh, tere ka minu poolt. Mina olen siis Hannes Hanso, siit samast Saaremaalt pärit, Orissaare juurest kasvanud siin ja koolis käinud siin, aga kuidagi elu on niimoodi läinud, et ei ela ei Saaremaal hetkel, ei ela Eestis hetkel, vaid hoopis Hiinas, Hiina Rahvavabariigis, Pekingis, pealinnas siis, kus ma praegu töötan Euroopa Liidu diplomaadina. Ühesõnaga, minu töö ei ole siis ajada Eesti ja Hiina vahelisi asju, selleks on seal omad inimesed Eesti saatkonnas, vaid tegeleda Euroopa ja Hiina vaheliste küsimustega. No ma arvan, kellelegi ei tule üllatusena, et Hiina osakaal või Hiina tähtsus maailmas kasvab mitte enam iga kuu või iga aastaga, vaid sisuliselt päevadega. Arvatavasti on 2010. aasta see aasta, kui Hiina majandus saab maailmas suuruselt teiseks majanduseks Ameerika Ühendriikide järel. Hiina on juba mööda läinud Saksamaast, sel aastal peaks mööda minema Jaapanist. Nii et tundub see riik vahel võib-olla kauge mõnes mõttes või inimesed imelikud ja teistmoodi, siis tegelikult Hiinast ei saa me üle ega ümber ka oma Eesti elu vaadates. Kõik käime poes, ostame Hiina kaupu ja nii edasi. Ja see, mida Hiina teeb poliitiliselt, tänase võib-olla minu meelest jutu mõte ei ole võib-olla poliitikast rääkida niivõrd, kuivõrd selliste hiinlaste tavapärasest igapäevasest elust, aga sellegi poolest, kuna see on minu töö, siis ma paar sõna võib-olla ka selle kohta ikkagi tahan öelda. Et Hiina muutub järjest enesekindlamaks, tähtsamaks maailmas ja juba praegu räägitakse tegelikult, on siginenud poliitika sõnavõrra tagasi sõna superriik, ehk siis kunagi oli Nõukogude Liit ja Ameerika Ühendriigid, need kaks maailmariiki, siis tänapäeval üha rohkem on jälle kuulda seda, et ka Hiinat ja Ameerikat nimetatakse mõlemat jällegi siis superriigiks, üliriigiks. Vast ei tule üllatusena, et Hiina rahvaarv on maailma suurim, 1,3 miljardit inimest. See on siis iga siin saalis istuja kohta peaks olema täpselt 1000 hiinlast, kuna Eesti elanikkond on 1,3 miljonit. Linn, kus ma elan praegu, Peking. Pekingis on umbes 15 miljonit inimest ja tihti hiinlastega rääkides hiinlased küsivad, et Eesti, kuskilt keegi on midagi võib-olla kuulnud, et palju teil seal inimesi on, siis ma ütlen, meil on 1,3 miljonit, siis hiinlased muidugi ei usu seda lihtsalt tegelikult. Arvavad, et välismaalane tegi keelt kõneledes vea, et Hiinas on üle 100 linna, kus elab üle miljoni inimese. Et selline vahe võib-olla meie riikide suuruste vahel. Meenub mulle ka üks naljakas episood kohe mõne aasta tagusest Eesti Vabariigist, kus juhtus niimoodi, et Hiina riigiarhiivi ülemus direktor tuli Eestisse ja kohtudes siis meie peaarhiivi töötajaga või siis riigiarhiivi juhiga tuli juttu ka sellest, et palju inimesi kuskil töötab. Ja siis hiinlane küsis, et how many people have you got, et palju teil inimesi on? Eesti riigiarhiivi juht ütles, et mõtles, et jutt käib Eestis, ütles, et meil on 1,3 miljonit. Hiinlane ütles, päris huvitav, meil on umbes sama. Aga tema rääkis oma töötajatest muidugi. Et selline vahe meil riikide suurustel on. Elada, töötada Hiinas on ääretult põnev, eriti siis, kui keelt oskad. Kunagi aastaid tagasi juhtus nii, et ma olin paar aastat Hiinas ülikoolis ja keelt selles mõttes ka 10 aastat või paarteist aastat hiljem mäletasin suhteliselt veel hästi ja päris hämmastav, kuidas kunagi võib-olla pigem selline seikluse ja huvi pärast Hiinas olek mingil hetkel võib ka reaalselt kasu tuua. Tõesti see töökoht, mis mul praegu on, millele ma kandideerisin Brüsselis, mis Euroopa Liidu juures, sinna tõepoolest kandideeris sadu inimesi, et väga kõrged konkursid on sellistele kohtadele. Ja see, mis kunagi tundus selline imelik tegu, et Hiina ülikooli minna mingil hetkel ja keelt õppida, mingil hetkel tuleb tiiruga su juurde tagasi ja sellest võib väga, sinu karjäärivalikud võivad selles mõttes avarduda kordades ja kordades. Nii et soovitaks noorematele inimestele, kellel huvitava elu ja seikluse vastu ka seda teha.
kusjuures hiina keel, kui juba keelest paari sõnaga rääkida, rääkima õppimine ei ole kuigi keeruline, mingi 1 aasta, 1 aastaga on täiesti võimalik normaalselt suhelda, 2 aastaga paremini, lugemine, kirjutamine võtab rohkem vaeva ja aega. Siiski et isegi ajalehte lugeda, ma arvan, mingi 3500 hieroglüüfi tuleb selgeks õppida ja nendega tegelemine on selline juba raskem töö ja teine teema, aga minu tüdruksõber, kes ka just kolis nüüd jaanuari algusest Hiinasse 9 aastaks, on käinud iga päev nüüd paar tundi hiina keele koolitusel ja nüüd võtab intensiivkursust praegu 6 tundi päevas ja juba 1,5 kuuga tegelikult ajab sellised igapäevased asjad nii enam-vähem korda, et poes ja taksos ja restoranis enam hätta ei jää ja enda kohta suudab ka nii üht kui teist rääkida, nii et ei ole selles hiina keele õppimises ka tegelikult midagi võimatut kättevõtmise asi pigem. Aga ma olen selleks, et siia Saaremaale koolidesse tulla rääkima sellest Hiinast, see paar nädala lõppu võtsin kätte kaamera ja käisin põhimõtteliselt Pekingis enda kodu ümber nii 10 kilomeetri raadiuses pilte tegemas. Mõned kohad on siit ka Pekingist väljaspool suvel tehtud pildid, aga need, mida ma tahan teile näidata, on lihtsalt sellest, kuidas tavaline hiinlane elab, mida nad söövad, kuidas nad käituvad, mida nad teevad, et selline pigem igapäevane hiinlase elu. Ja eks ma siis räägin sinna piltide juurde, kui midagi öelda on. Aga nüüd ma istuksin ja vaatame, kas saab selle asja käima. Hiinas ka praegu, nagu siin Eestis, külm ja lund palju. No muidugi selles mõttes ennem, kui võib-olla alustada Pekingist rääkimist veel see, et Hiina on ikkagi kohutavalt suur riik. Põhjast lõunasse 4-5 tuhat kilomeetrit, idast läände 5-6 tuhat kilomeetrit, et ka seal klimaatiliselt ja nii edasi on väga erinevaid piirkondi. Et kui Pekingis on lumimaas ja jää võib olla -10, siis Põhja-Hiinas veel 1000 kilomeetrit põhja poole võib vabalt olla -40. Möödunud nädala kolmapäeval ma tulin alles Mongooliast, seal oli -47, -50, sellised temperatuurid. Et see on ka Hiinas võimalik, samal ajal kui lõunas kasvavad palmid ja on selline subtroopiline soojamere kliima. Nii et need pildid, mida te siin näete, on tehtud siis enamuses Pekingist. Sõitsin kodust välja rattaga, pargist läbi ja vaatasin täpselt nagu meiegi mehed siin Pärnu lahe suudmes või Peipsi järvel või ma ei tea veel kus sikutitega kalal. Läksin, tegin juttu, küsisin, et sõbrad, et saate ka midagi või? Ei saa eriti, et mõni kala tuleb. Ütlesin, aga kui te saate midagi, et kas siis vähemalt süüa kõlbavad need kalad või? Sest ei kõlba. Ühesõnaga mehed nagu mehed ikka ja motiivid kalale minekuks on paraku teistsugused kui kala saamine. Ja siin siis mina ise oma 40 aasta vanuse jalgrattaga, väga uhke selle riista üle. Hommikul panen lipsu ette ülikonna selga ja sobib väga hästi tööle minekuks. Kusjuures jalgrattaste tehnikas midagi muutunud Hiinas ei ole. 40 aastat on toodetud täpselt samasuguseid jalgrattaid ja oluliselt ennem seda muidugi ka veel. Siin on Hiina saab järjest rikkamaks, inimestel on raha järjest rohkem, aga enamuste inimeste jaoks on muidugi auto valgusaastate kaugusel, unistus sellest võib-olla ainult velab, aga siis sõidetakse Hiinas tihti siis imelike igasuguste riistapuudega. Üks nendest on siin praegu pildi peal, neid tuleb veel, sellised 3-rattalised väikese sisepõlemismootoriga vidinad, kuhu saab peale panna oma pere ja kuhu saab peale panna kaubad, mida poodi tarvis viia on ja ehitusmaterjalid ja nii edasi, nii et Hiina riik tegelikult peaasjalikult seda ehitatakse ikkagi selliste masinatega. Neid saab ka jalgsi vändata, kusjuures kui bensiin otsa peaks saama.